Täna vaatame ühte kleepsuraamatut. Sellist siis. Tegemist on veealuse seiklusega. Veealune maailm on väga huvitav, kuid seal leidub üllatusi, mis iga kord ei tähenda head. Näiteks mõni päev tagasi sattusin ma väga vastikutele mullijugadele. Mullijuvast on võimalik välja rabeleda. Ja ma on siis, kui sinu suurepärase juhtmevaba puldi aku täpselt mullijukka sattumise ajal tühjaks saab. Eks ole. Kindlasti otsi üles kilpkonnad. Nemad jätavad maha luuplaate, millest saab valmistada sukeldumiseks sobiva kiivri, millega vee all hingata. Eriti mängu alguses ei ole sul tavaliselt mitte midagi. Seega tuleb olla loominguline. Igasuguseid võlujooke ei ole ka alati kohe võimalik teha. Mulle tundub, et kaevandusmaailmas on kõige paremad asjad vee alla peidetud. Leidsin üks päev aardekirstu vee alt. Seal sees oli sinine muusikaplaat. Panin selle plaati mängijasse ja kuulasin pool tundi vaikust. Võib-olla oleks pidanud kauem ootama. Ma ei tea. Kivisütt ja rauamaaki leidub vee all küllaga. Ainuke häda. Kaevandamine läheb vee all aeglasemalt kui kuival maal ja selja taha kogu aeg ei vaata. Vee all üllatavad sind uppunud, kes vaikselt tekivad sulle selja taha ja ründavad enamasti ülevalt. Kaldal on nendega palju lihtsam hakkama saada. Vee all on neil kuidagi väga palju jõudu. Samas võib nendelt saada peale mädaliha, näiteks kolmhargi või kullakangi. Nii et asi on seda väärt. Kindlasti tuleb veealuseks seikluseks kaasa varuda mõned pikemaks tehtud vee all hingamise ja nägemise joogid. Ja mina võtan alati kaasa ämbritäie või 2 piima. Piim aitab mürgituse vastu, seda nii mängus kui päriselt. Ma olen kunagi meditsiinisüsteemis töötanud ja meile oli ette nähtud pool liitrit tasuta piima päevas Eesti NSV kulul. Töö oli selline. Nii et hoia piimaämber või 2 alati käepärast. Ja ära usu neid, kes räägivad, et piim on paha. See on väga rumal jutt. Ja sellel ei ole mitte mingisugust alust, vähemalt meie kultuuriruumis. Meil on vastav geen olemas, mis organismis piima töötleb ja see omadus ei kao meil isegi täiskasvanu eas. Jah. Ja veel meeldib mulle kalastada. Mul on mängus aardekirst, mis on täis kasutatud nahksaapaid. Tähendab, ma olen läinud kala püüdma ja mulle jäävad õnge otsa saapad. Mida ma teen? Külaelanikud ei taha minuga saapaid smaragdide vastu vahetada. Küll on jama. Nii et jah, see on väga huvitav kleepsuraamat kõigile, kellele meeldib Minecraft. Nägemiseni.